tere õhtust siis linnavolikogu liikmed. Tere õhtust linnavolikogu liikmed, linnavalitsus. Kohal on meil 17 linnavolikogu liiget ja meil on täna arutamisel vastus 17 päevakorrapunkt, mis on teie ees. Kas on avaldusi ja ettepanekuid enne päevakorra juurde minekut? Tiim, palun. Mul on päevakorras ettepanek punktid 9, 10 ja 11 tõsta ülesse poole ja teha 6., 7. ja 8. Kas olete nõus selle ettepaneku, mis Inge tegi? Vastuväiteid ei ole? Ei ole. Punkt 9, 10 ja 11 ette näha 5., 6. ja 7. Numeratsioon muutub. Kui teid ettepanekuid ei ole, siis panen käesoleva päevakorra hääletusele, toon käega märku, kes on selle poolt. Aitäh. Poolt. Päevakord on kinni. Alustame siis päevakorra. Esimene päevakorrapunkt on projekti Ida-Virumaa maakonna jalgrattatee võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine. Ettekandja on siis hooldatud. Tere, meil on esitatud dokument, mille kinnitamisega kohalik omavalitsus garanteerib oma finantseerimissumma suuruses 12 900, millega? Et selleks, et Narva linnavalitsus saaks koos teiste Ida-Virumaa omavalitsustega osaleda projektis, mille nimeks on siis Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine. Et sellest projektist võtavad osa 8 omavalitsust. Oma finantseerimissumma on jagatud võrdselt iga omavalitsuse peale ja selle projektiga me saame projekteerida need ühenduslõikud, mis meil on näiteks puudu praeguseks. Ja meie eesmärk on selle projekti raames projekteerida lõik, mis algab Šuškini männist Tallinna maantee suunas. Põhimõtteliselt minu poolt on mis. Ettekandjale küsimusi palun. Küsimusi ei ole. Ettekandja siis sellega panen siis käesoleva päevakorrapunkti hääletusele. Käega märku anda, kes on selle poolt. Aitäh, 17 poolt. Eelnõu on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil Narva linnavolikogu 27.01.21 originaalva Sillamäe Aivara raudteejaama kergitustee rajamine rongiliikluse kasutamise võimaldamine, oma finantseerimise muutmine, ettekandjaks hooldatud. Selle aasta jaanuarikuus Narva linnavolikogu kinnitas projekti Sillamäe Aivara raudteejaama kergitustee rajamine ja rongiliikluse kasutamise võimaldamine oma finantseeringu summas 8000 eurot ja meie korraldasime koostöös Sillamäe linnaga esimest hanget ja hange tulemusena selgus, et hinnad on Eestis suured ja need hinnad meile ei sobinud. Me korraldasime hanget teist korda ja siis teise hange tulemusena üks firma pakkus hinda, mis veidi ületab meie eelnevat eelarvet ja selleks, et meie saaksime katta oma finantseeringud, meil on vaja see summa tõsta ja lisada tuleb 2800 eurot, et siis oma finantseeringuks kujuneb kokku 10 800 eurot ja selle summat meile piisab selleks, et koostöös Sillamäe linnaga siis sõlmida projekteerimise leping. Küsimus ettekandjale? Küsimusi ei ole. Ettekandjad. Panen siis käesoleva päevakorrapunkti hääletusele. Palun käega märku, kelle poolt.
poolt, aitäh. Eelnõu vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt on Narva-Jõesuu linnavalitsus 31.3.21 otsus number 182 projekti Narva-Jõesuu väikesadama arengus omafinantseerimise kinnitamine muutmine. Ettekandjaks Rain Saar. Volikogu liikmed, et jah, siis projekti Narva-Jõesuu väikesadama arendus omafinantseeringut on vaja nüüd taas tõsta, kuna mitu hanget on muutunud, sellepärast et kõik hinnad on vahepeal tõusnud, ehitushinnad või ehitusmaterjal veel edasi. Varem oli meil omafinantseeringuks siis 40 000 eurot ja praegu on vaja siis tõsta 137 248 euro. Siis me saame selle hanke nagu uuesti läbi viia ja oma eesmärgi saada. Minu poolt on kõik. Aitäh. Ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale. Panen siis käesoleva päevakorrapunkti hääletusele. Aga päevi märkmal, kes on selle poolt. Teised siis poolt. Neljas päevakorrapunkt on Narva-Jõesuu linnavalitsus 2016-2020 projekti Sinina vaatetoote ehitamine omafinantseeringu kinnitamine muutmine. Ettekandjaks linnapea Maksim Kiivik. Kaasettekandjaks on siis hanke arenguspetsialist Andi Linnamäe. Põhimõtteliselt selle eelnõu puhul on olukord suht sarnane, me tõstame omafinantseeringu eelkõige sellepärast, et juba ehitustööde käigus ilmnes, et põhiprojektis esinevad sellised vead, mis vajavad parandamist ja omakorda see vajab ka lisarahastust. Tellisime täiendavat ekspertiisi, kuna ettepanek oli tööde käigus järelevalve poolt tehtud ekspertiis tuvastas, et metall- ja puitelemendid vajavad siis tugevdamist. Tellisime täiendavat tööprojekti. Nüüd oktoobrikuu lõpus tuli lõplik ekspertiisi otsuste vastus, et selle uuendatud täiendatud tööprojekti järgi võib ehitada. Selle alusel ehitajad tegi siis täiendava pakkumise ja tuginedes sellele tulime siia selle ettepanekuga, mille kohaselt me tõstame siis omafinantseeringu. Minu poolt on tegelikult kõik. Oma poolt täiendan, et omafinantseering, mis oli kinnitatud 22. septembril 2021. aastal, oli 117 359 eurot. Nüüd on siis uus omafinantseering 157 273. Et me tõstame kuskil 39 000 euro võrra. KIK-i toetus jääb samaks 197 000 miljardiga. Projekt lõpeb juunis, et KIK-i me saime nõusoleku projekti tähtaega pikendada ja siis lisatööd saatsid ka meile kooskõlastamiseks. Praeguse seisuga fundament on ehitatud, puit on õnneks ehitajad poolt ka juba välja ostetud. Ehitushinnad jah on väga tõusnud, eriti metoodid. Eelkõige siis jah, nende metallelemendite pärast tuli see oluline kallimine. Paraku on turulogud selline nagu ta on. Ettekandjatel küsimused palun. Et ei ole, siis tänan ettekandjad. Panen käesoleva päevakorrapunkti hääletusele. Palun käega märkama, kes on selle poolt. Aitäh. Jah. Eelnõu on vastu võetud. Viies päevakorrapunkt on Narva-Jõesuu linna 21. aasta 4. lisaeelarve vastuvõtmine ja ettekandja saanud sõnast. Narva-Jõesuu linnavalitsus teeb teile vastuvõtta 4. lisaeelarve. 4. lisaeelarve maht on 174 824 eurot. Suurendatakse põhitegevuse tulusid ja põhitegevuse kulusid. Siis vaatame seletuskirja pool. Teine tabel. Põhitegevuse tuludes suurendatakse oma tulusid ja samuti sai sellel aastal täiendavalt sihtotstarbelisi vahendeid. Siis
sellel aastal me saame tulumaksu rohkem kui planeeriti ja summa moodustab 139 537 eurot. Linnavalitsus teeb ettepaneku suunata tegevusaladele, kus on ette nähtud vahendid, aga on selge, et aasta lõpuni ei jätku. Sihtotstarbelisi vahendeid me saame 35 287 eurot ja sihtotstarbelised vahendid suunatakse määratud eesmärgile. Peale selle meie neljanda lisaeelarvega tehakse ümber jaotamine sotsiaalvaldkonna tegevusalade lõikes ja summa on 8364 eurot. Ja see on seotud linna osalusega sotsiaalprojektis sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnas. Edasi investeerimistegevus, siis investeerimistegevuse maht ei muutu, aga tehakse ümberpaigutamise. Summa on 119 077 eurot. Siis tabelist on näha, kust võtame ja kuhu suuname. Ja kokkuvõtteks, et neljanda lisaeelarvega meie põhitegevuse tulud moodustavad 7 713 829 eurot, põhitegevuse kulud 7 493 718 eurot, ei muutu põhitegevuse tuleb. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja kulude vahel. Ei muutu samuti investeerimistegevus ja finantseerimistegevus. Narva-Jõesuu linna eelarve maht on 12 020 554 eurot, millest investeerimistegevus moodustab 37,6% eelarve mahust. Minu poolt on kõik. Aitäh. Ettekandjale küsimused, palun. Küsimusi ei ole. Nii selgelt. Aitäh ettekandjad siis. Panen käesoleva eelnõu siis hääletusele, palun käega märkama, teile poolt. 17 poolt. Aitäh. Eelnõu on vastu võetud. 6. päevakorrapunkt on meil linnavolikogu alatiseks komisjoni moodustamine. Põhimäärusele viib see läbi linnavolikogu, mis peab moodustama 3-liikmelise et linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, eks ole, teil on kõik kinnitatud. Ettepanek on meil siin eelnõu meil ees ja volikogu liige saab teha ettepanek. Inge, palun. Lähtudes meie põhimäärusest, et komisjoni suurus peab olema täpselt arvuliselt ära näidatud, ma teen sellise muudatusettepaneku lisada volikogu otsusele linnavolikogu alatiste komisjoni moodustamine punkt number 2 ja sõnastatakse järgnevalt. Määrata revisjonikomisjoni suuruseks 3 liiget, kaasa arvatud esimees ja aseesimees ja teiste alaliste komisjonide suuruseks 9 liiget, kaasa arvatud esimees ja aseesimees. Ettepanek on vastu võetud. Me peame nüüd siis hääletama teatud ettepaneku poolt, milleks oli määrata revisjonikomisjoni suuruseks 3 liiget, sealhulgas esimees ja aseesimees ja teiste alatiste komisjonide suuruseks 9 liiget, sealhulgas esimees ja aseesimees. Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle ettepaneku poolt. Kes on poolt, aitäh. Läheb ettepanek läheb eelnõusse sisse. Ja kui ettepanek on eelnõus sees, siis kas on veel ettepanekuid, küsimusi seoses selle eelnõuga? Kui ei ole,
ma panen selle eelnõu koos muudatustega hääletusele, praegu märkama, et esimese lõpuks. Sellega on eelnõu koos muudatustega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis 7, milleks on Narva-Jõesuu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimees ja liikme valimine. Lähtuvalt põhimäärusest peab toimuda valimine kahes osas. Ühes osas valitakse esimees ja aseesimees, teises osas siis liige. Volikogu peab moodustama 3-liikmelise komisjoni, valimiskomisjoni, mille nimetab juhataja. Teen ettepaneku komisjoni Kiik, kui nõus, olete nõus, jah? Inge Uskiga, olete nõus, jah? Ja Keegi Oklov on nõus. Nüüd oleme 3-liikmeline komisjon. Nüüd on vaja esitada revisjoni komisjoni aseesimehe ja aseesimehe kandidaat. Neid saab teha suuliselt või kirjalikult. Volikogu liige esitas revisjoni komisjoni esimehe aseesimehe kandidaadist Irina Stupenko, Irina nõus, jah? Ja Olga Palamova on nõus, jah? Kas on veel kandidaate, mida võiksin lisada? Ei ole, jah? Ja siis lähtuvalt sellele kui on 2, siis Olga Palamova. Meil on nüüd 2 kandidaati esimehe ja aseesimehe kohale. Esimehe soovib see, kes kõige rohkem hääli ja aseesimehe see, kes saab ülejäänud hääled. Lähtuvalt sellele on toimub see valik. Aga komisjon, kas kõik on nõus sellega? Komisjoniga, jah. Et meil on 3 komisjoni liiget, eks ole, et kas omate vastu vaidleda? Kui ei ole, siis komisjoni tööle. Komisjon peab enda esineja välja, kes hääletab protokolli mis oli. Aga seni siis mingi paus. Valimissedel on kandidaatide nimel number 1 ja number 2 Olga Palamova. Igal volikogu liikmel on 1 hääl. Nii et saate panna ainult ühe siia risti, kelle poolt te hääletate. Valituks saab see, kes kogub rohkem hääli.
Palun ette hääletamiskomisjoni häälte lugemiste protokolli. Origines 24. novembril 2021. Narva Jõesuu linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise salajase hääletamise kohta. Komisjoni koosseis Inge Muškina, esimees liikmed Jüri Kiik, Jevgeni Hoglov. Salajase hääletamise sedelile on märgitud number 1 Raide Tšupenko, number 2 Olga Baranova. Hääletamissedeli saanud volikogu liikmete arv 17. Hääletamiskasti avamisel oli kastis 17 valimissedelit. Kehtetute sedelite arv 2, kus ei olnud üldse midagi märgitud ja hääletamise tulemused. Raide Tšupenkole 14 häält, Olga Baranovale 1 hääl. Poolt häält enamusega osutuks valituks revisjonikomisjoni esimeheks Raide Tšupenka ja revisjonikomisjoni aseesimeheks Olga Baranova. Häälte lugemiskomisjoni esimees Muškina, liikmed Jüri Kiik, Jevgeni Hoglov.
aitäh, siis lähtuvalt sellele meil olemas siis revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees. Me peame selle poolt hääletama. Palun praegu märku anda, kes on siis hääletuskomisjoni protokolli õigsuse tuvastamise poolt. Aitäh, 16 on poolt ja Aida on selge, see on selge, esimene voor läbi, järgmine voor on meil mida? Otsustada lõpuks. Sellega hakkab siis teine voor pihta. Teine vooru osas on esitatud volikogu liikme poolt ettepanek revisjonikomisjoni liikmeks Jelina Evalt. Kas on veel kandidaate? Ei ole. Palun panna number 1 Jelina Evalt, kelleks on revisjonikomisjoni liikme valida. Komisjon võib oma tööd uuesti jätkata. Palun hääletada sedelile, kandke sedelile siis isik, kelleks on liikme. Hääletussedelil on kandidaat number 1 Jelina Evalt. Samamoodi siin on 2 lahti vastu, nii et igaühel on 1 hääl ja saab panna või poolt või siis vastu. Ristiga. Kas?
hääletulemuste protokoll Volginas 24. novembril 2021. Narva Eesti linnavolikogu algatas revisjonikomisjoni liikme valimiste salajase hääletamise kohta. Komisjoni koosseis Inge Muškin, Jevgeni Hablov, Jüri Kiik. Salajase hääletamise sedeli Irina Evart. Hääletamissedeli saanud volikogu liikmete arv 17. Hääletamiskasti avamisel oli kastis 17 valimissedeli. Üks oli, mida tunnistame kehtetuks, kus ei olnud üldse midagi märgitud. 2 oli, kuhu oli märgitud vastu ja 14 poolt. Nii et hääletamistulemus Irina Evart 14 poolt häält on enamusega
osutus valituks revisjonikomisjoni liikmeks Irina Evert hääletamiseks. Lugemiskomisjon tingimuskin jah, aitäh hääletusest komisjoni. Lähtuvalt sellele komisjoni protokolli panen selle hääletusele, on käega märkama, kes on selle poolt. Kõik on poolt. Aitäh. Vastu võetud. Nii, nüüd lisame siis eelnõusse jah. Revisjonikomisjoni esimees Riina Supeiko, aseesimees Olga Baranova ja revisjonikomisjoni liikmeks Irina Eva. Seoses sellega on eelnõu valmis hääletusele panema. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Lähtuvalt sellele revisjonikomisjon kinnitatud 3 liikmetena ja otsus on vastu võetud. Teen ettepaneku 10 minutit vahe. Saame kokku kell 5. Aga meil on ainult revisjonikomisjoni uusi liikmeid. Järgmine punkt on meil 8, milleks on arvates linnavolikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele tasu hüvitise maksmise kord. Volikogu liikmed saavad teha omapoolsed ettepanekud, üks ettepanek on laekunud, kus on allkirjastatud volikogu liikmed. Kas on teil ettepanekuid, teine kui ma ette loen? Ei ole, jah. Ma loen selle ettepaneku ette, mis ole. Tasu suuruse määramine. Volikogu esimehe tasu suuruses määrata 2000 eurot kuus, volikogu aseesimeeste tasu suuruseks 1000 eurot kuus, volikogu liikme tasu suuruseks 200 eurot kuus, volikogu alatiste komisjoni esimeeste tasu suuruseks 300 eurot kuus, volikogu alatise komisjoni aseesimehe tasu suuruseks 200 eurot kuus ja volikogu alatise komisjoni liikme tasu suuruseks 50 eurot osalemise korral. Need kaunsid teatud numbrid pandud eelnõusse. Volikogu aseesimeeste ja see on mitu. Ja meil on üks saadus, on see ettepanek, oli 2 ja seal oli jah, ettepanekud lihtsalt mõelda. Kui rohkem ettepanekuid ei ole, siis panen käesoleva ei ole jah, ma sain vastust ei ole. Kui oleks, panen käesoleva eelnõu hääletusele, olen käega märkanud, kes on selle poolt. Aitäh, kes on vastu, kes on erapooletu, 1. Aitäh. Muudest arutajaga vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil linnapea valimine. Linnapea valimise juures annan kõigepealt sõna linnapea. Oi, sorry. Nii või küll. Palun lihtsalt kandidaat linnapea. Järgmine ole. Esitame Narva linnapea kandidaadiks Maksim Viljin. Ettepanek ka vastu võetud, kus allkirjastanud 12 liiget. Kas ettepaneku veel on? Ei ole. Ettepanekus on kirjas, et eelnõu linnapea valimine. Narva linnapea kandidaadiks esitatakse Maksim Viljin, määrata linnapea töötasu suuruseks 40 eurot kalendrikuus ja isikliku sõiduauto kasutamist ametiseisundisse hüvitakse kuni 0,30 eurot ulatuses ühe sõidukilomeetri kohta ja mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus esitatud sõidupäeviku alusel. Kas on veel kandidaati korda teevad üle? Ei ole.
lähtuvalt sellele ma siis sulgen nimekirjas seisab üks kandidaat, kelleks on komisjoni liige, kes kandideerib, aga Jõesuu linnapeaks. Nüüd ma annan siis kandidaadiga sõna ja tagasi esitab järjestavad küsimused. Tere õhtust veel kord austatud linnavolikogu liikmed, head kolleegid ja külalised. Tänase päeva seisuga on kohalikud valimised 2021 läbi ja minu meelest enam ei ole vahet, kes kellega või kes kelle vastu võitles, eks ole, või kes kui palju hääle sai. Sest siin laua taga istudes meil on järgmise 4 aasta jooksul ühine eesmärk Narva-Jõesuu linna areng. Kandideerides täna Narva-Jõesuu linnapea kohale, ma usun, et kõik eelnevalt püstitatud eesmärgid ning valimiste antud lubadused on võimalik ellu viia, aga ainult üheskoos. Ja juhul, kui ma jätkan linnapeana, ma võin enda poolt lubada, et järgmise 4 aasta jooksul Narva-Jõesuu linn jätkab oma arengut suuremas mastaabis, kaasates erinevatesse protsessidesse võimalikult rohkem linna kodanikke. Ja võin lubada, et annan endast parimat Narva-Jõesuu linna parima tuleviku nimel. Suur tänu. Aitäh. Küsimusi palun kandidaadile kindlasti. Kui küsimusi ei ole, siis aitäh kandidaadile. Siis hääletame siis selle poolt, et sulgeda nimekiri on jäetud linnapea, ainult linnapea. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. Aitäh. Sellega on vaja nimekiri on sulema. Kutsun hääle ellu siis valimiskomisjoni, häälte valimiskomisjoni, kes hakkab
oli siin kandidaat poolt ja vastu, 1 hääl saab panna või poolt või vastu.
häälte tulemuste protokoll. Olginas 24. novembril 2021. Narva-Jõesuu linnapea valimise salajase hääletamise kohta. Komisjoni koosseis esimees Inge Moškina, liikmed Jevgeni Pavlov, Jüri Kiik. Salajase hääletamise sedelile on kantud üks kandidaat Maksim Ilin. Hääletamissedeli saanud volikogu liikmete arv 17. Hääletamiskasti avamisel oli kastis 17 valimissedeli. Kehtetuid sedelid ei olnud. Hääletamise tulemused. Maksim Ilin 17 häält. Poolt häälte enamusega osutuks valituks Maksim Ilin. Komisjoni liikmed Inge Moškin, Jüri Kiik. Aitäh komisjonile. Austatud volikogu liikmete poolt veel kord suur tänu teile selle suure toetuse eest. Jätkame koostööd meie linna arengu nimel. Siis lähtuvalt sellele peame kiitama ka äärmiselt protokolli, et palun volikogu liikmete käega märku anda, kes on selle poolt. Protokoll on siis kinnitatud. Nüüd lähtuvalt protokolli teeme eelnõusse, milleks on lugetan Narva linnapea valituks Maksim Ilin, määrata linnapea töötatud uus ja sõidukulutuste valitsusele. Sellega kandada tehtud eelnõu teeb ettepaneku hääletada läbi see eelnõu, palun käega märkame, kes on selle poolt. Siin järgi, aitäh. Just sellega koos pooltajale eelnõu vastu võid. Aitäh sellest. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis Narva-Jõesuu linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Ettekandjaks on siis Aatset austatud linnapea. Teie ees on eelnõu, mille kohaselt siis kinnitatakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse ümber ja struktuur. Ja minu poolne ettepanek on siis järgmine, nimetada Narva-Jõesuu linnavalitsus uue liikmelisena on järgneva struktuuriga linnapea ja lisaks sellele siis 5 linnavalitsusliiget. Koosseis. Teil on küsimusi, siis peame meelde vastama. Esiteks on küsimus ettekandjaks. Küsimusi ei ole. Nähtis ettekandjad. Sellega panen siis eelnõu hääletusele. Selle poolt on käega märku anda. Aitäh. Kõik on poolt. Eelnõu vastu võetud. 6. poolel. Palun teha 5 minutit paus enne järgmise päevakorrapunkti juurde minekut, nii et siis kohtu viimast. 5 minutit läinud läbi, muidu lihtsalt lõpetame selle volikogu ära. Mõtletas ka ainult sassi. Viimane päevakorrapunkt on siis Narva-Jõesuu linnavalitsuse liikmete kinnitamine. Ja esiteks siis linnapea Maksim Ilin. Koosseisuse struktuur ja liikmete arv, tuginedes sellele teeb Narva-Jõesuu linnavolikogu ettepaneku vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 50 lõike 1 punktile 5 kinnitada siis Narva-Jõesuu linnavalitsuse
linnavalitsuse koosseisu alljärgnevad linnavalitsuse liikmed Anželika Kudova, Raim Sarv, Imre Hiiv, Lennart Lõppaja ja Anatoli Kanov. Ja panen siis selle ettepaneku ametlikult üle linnavolikogu istungil. Aitäh. Arvasin linnavalitsuse liikmetele makstud hüvitist saamal tasemel, mis ta oli see Anželika täpsustada. Palju meil oli? Надо Кутова, это надо... Hüvitise määr oli 100 eurot iga. Aitäh, et küsimusi esimesena. Pigem siis linnavalitsuse kandidaat. Jaa, et kuna meil on esitatud 5 linnavalitsuse kandidaati, et siis kõigepealt tutvustusvoor ja siis esitada küsimusi kandidaatile. On selle jah Kutsuva pool. Et küsige ettekanne. Palun küsimusi, mina olen selle Kutsuva. Ja töötan Narva-Jõesuu linnavalitsuses rahandusosakonna juhatajana. Mina lõpetasin Tartu Ülikooli raamatupidamise ja majandusanalüüsi eriala. Mul on sisseaudiitori kvalifikatsioon. Ja linnavalitsuses ma töötan juba 30 aastat. Siis töötasin pearaamatupidajana, pärast finantsnõunikuna ja nüüd rahandus pärast Vaivara valla ja linnavalitsuse ühinemist töötan rahandusosakonna juhatajana. Aitäh. Küsimusi kandidaatile on? Ei ole? Aitäh. Palun siis Raim Sarv. Tere, mina olen Raim Sarv. Olen alates Vaivara ja Narva-Jõesuu ühinemisest Narva-Jõesuu aselinnapea, arendusosakonna juhataja. Enne seda olin planeerimisspetsialist Vaivara vallavalitsuses ja lõpus ka juba Narva-Jõesuu linnavalitsuses. Nii et kokku on mul selles omavalitsuses tööstaaži 15 aastat. Minu poolt kõik. Aitäh, mis küsimusi? Ei ole. Järgmine palun. Tere õhtust, Imre Hiiv on minu nimi. Töötan Narva-Jõesuu linnavalitsuses haridus- ja kultuurinõunikuna. Ega rohkem ei oskagi enda kohta väga lisada, et võib-olla siis küsigi, kui soovite minust rohkem teada saada. Jah, aitäh. Aitäh. Lennart Lõppaja. Jah, nimi on Lennart Lõppaja, olen olnud samas olukorras nagu linnavalitsuse liikmena aastatel 2009–2013, volikogus olen olnud 2002–2005. Aga suvitöökonnal olen ma kõik ja ühesõnaga loodetavasti õnnestub linnale nagu nii-öelda väljaspoolt panus anda, sellepärast et linnakuks muus edenes mu linnaga ei ole. Aitäh, küsimusi? Siis Anatoli Ivanov. Jah, austatud volikogu liikmed, Anatoli Ivanov, töötan kaubandusüksusena Narva-Linnas, aga eelmised 5 aastat tegutsen mereturismi arendamiseks Narva-Jõesuu linnas. Omandan kõrgharidust ja räägin 3 keelest, eesti, inglise ja vene. Kui teil on küsimusi ja valmis nendele vastata. Aitäh, küsimusi aitäh. Et kõik linnavalitsuse kandidaadid on andnud oma nõusoleku, mis on olemas ettepanekus. Nimed on ilusad eelnõusse ja nende poolt nendele määratud hüvitis, milleks on 100 eurot kuus. Lähtus sellele ettepaneku hääletada eelnõu poolt, on käega märkama, lõppu.
aitäh. Me saime 16 häält poolt, sellega eelnõu vastu. Nii, volikogu liikmetele palun järgmiseks esmaspäevaks anda teada, millises komisjonis soovite olla. Saate mulle meili ja komisjoni nimede pealt eelnõus, et milles soovite olla, soovite keda on tulevad, et laiemale sobib komisjoni rääkida. Järgmine volikogu istung on meil siis 8. detsember ja kell 5. Et osa kohta veel ei tea, aga kutsutud sellega istung lõppenud.